isegi kui nagu midagi ei olegi väga öelda, aga vahel lihtsalt niimoodi on, et kõige kergem hakkab siis, kui sa saad endast asjad välja. Ja teinekord, kui kellegagi rääkida ei ole või just ei taha rääkida kellegagi, siis mina kasutan näiteks kirjutamist. Ja tihti just sellistel puhkudel, kui mu mõtted on sellised, mida ei taha avaldada. Mõnikord on mõtted täis erinevaid asju ja need asjad ei pruugi olla tihti kõige ilusamad. Kuid tasub pidada meeles, et need on siiski ainult mõtted. Ja kui sa tahad, et need koledad mõtted ei saaks jõudu juurde ega sinu sees lihtsalt keema ei läheks, siis proovi, et sa kirjutad nad välja. Kui aus olla, siis ma pole varem telefoni või arvutisse mõtteid kirjutanud. Mulle meeldib kirjutada ühte märkmikusse, mis ongi minu mõtete märkmik. Ja ma kasutan seda enda väljaelamiseks. Sest ma ei taha kellelegi ju teha liiga enda sõnadega. Aga mõnikord on vaja välja öelda asju. Vabandust, mitte öelda, aga kirjutada. Sest just nimelt väljaütlemine teeks kellelegi haiget. Aga kui mu eesmärk
saatis sõpradele SMS-e öösel. Ja too aeg olid veel nuppudega telefonid. Ja ma mäletan, et iga kord, kui ta hakkas kirjutama, siis minul tuli ilge uni peale. Ma tavaliselt jäingi sellel ajal magama. Kui tema kirjutas, trükkis nuppudega telefonil SMS-i. Ma just eile tundsin, et mul on vaja välja kirjutada seega ma võtsin oma märkmiku ja läksin kohvikusse. Tellisin endale ühe latte ja hakkasin kirjutama. Oi, kus ma olin alles hoos. Mul oli väga palju, mis tahtis seest välja saada paberile. 1,5 tundi istusin seal ja kirjutasin. Väga hea oli olla pärast. Vahel võivad meid ärritada väga tühised asjad või need inimesed, kes on meile just kõige lähemal. Ja tihti just need inimesed, kes on meile kõige lähemal, kipuvad saama sõnadega meie käest kõige rohkem haiget. Kuid tihti ei ole nad seda välja teeninud. Minul näiteks on väga suur ärritaja magamatus. Kui ma olen vähe maganud, siis ma võin igasuguste mõttetute ja pisikeste asjade peale ärritada. Aga see ei ole ju kellegi süü, et mina olen vähe maganud. See ei ole ka minu süü, kui ma just ei ole teinud midagi selleks, näiteks joonud kohvi või passinud telefonis, aga üldjuhul mina seda ei tee. Ehk siis mõnikord ongi lihtsalt siukene öö,
justkui mingi suurema mõtte või eesmärgi. Kuidagi justkui annab puhtale. Kas sulle meeldib rohkem sosistamine või vaikselt rääkimine? Mina olen kindlasti tiim sosistamine. Ma kuulan ASMR-i praktiliselt igal õhtul ja ma julgeksin öelda, et enamus, mis ma kuulan, on sosistamine. Selles on midagi ülimalt rahustavat minu jaoks. Ma ei tea, mis see on. Kuid see on miski, mis mind loeb, maha loeb, rahustab, meeldib. Praegu peaks õues justkui nagu talv olema. Kuid mis asi see on, mis seal õues on? Kas keegi oskab mulle öelda? Õues on plusskraadid ning vihma sajab. Lund nägin ma vist korra novembris 2 päevaks äkki.
vastu.